siin on nüüd hoopis muu jutt plaanitud, et koos nende ubade korjamisega, see on ka hiljaks hakanud jääma, et aga see täiesti uus sari mõtteid, mis ma mõtlesin, et peaks hakkama tegema videosi sellise teemal hoopis nagu, et väga palju on vale arusaami piibli tõlgendamise küsimuses, et jäetakse mulje nagu seda ei saakski tõlgendada õieti, et seal ongi igaühel oma arvamus ja igaüks saab külvata oma arvamust ja ta lõikab ka seda, aga see ei ole nagu see eesmärk piiblis, et seal igaüks siis lõikab omale kadu, vaid eesmärk on see, et saada kasu ja siis tõelist kasu ja mis selle asja mõte on ja kõik. Siin on väga palju on, räägitakse nendest asjadest ja aga väga tahe on tõtt seal juttudes, et seal on nagu seda inimtarkust, inimfilosoofiat on need täis kõik need jutlused ja piiblis on hoopis midagi muud tihtilugu ja piibel üldse ei räägi paljudest nendest asjadest, mis nemad räägivad ja see keerabki selle sõnumi nii teiseks, et seda lihtsalt ei oska imestada, et mida need siis mõtlevad, kes saavad nagu palka, ütleme, nad saavad palka selle eest, et nad räägivad siis seda, mis neile kästakse ja see on ka arusaadav, et töö on iseenesest lihtne ja niisugune psühholoogi töö on ju see, et kui sa räägid seal selliseid asju, aga nüüd piibli mõte on teine, et sa ei ole mitte ühiskonna psühholoog, see, kes räägib seda sõnumit, et sa mitte ei paranda seda praegust maailma, vaid sa räägid seda sõnumit, mis Jeesus õpetas ja mida Vana Testament õpetab. See on üks ja sama sõnum. Seal ei ole nagu sellist vastuolu. Ja ma mõtlesingi, et hakkan neid vastuoludest videosi tegema, et need on nagu huvitavad. Ütleme, üks suurem küsimus, mis on paljud isegi ei taha sellest rääkida, et nad on siis sedasi mõelnud, et Jeesus ka nagu eksis mingites küsimustes, et ma olen uurinud neid mõtteid ja nendest nüüd, kui mul see aku nüüd kannatab, siis räägin näiteks täna, et ta ütles, et siin seisjatest on mõningad, kes näevad Jumala riigi tulekut, sündi, Jumala riigi sündimist, et ometi mitte kedagi ei olnud nendest, sest seda Jumala riiki ei ole veel tulnud maa peale. Ja paljud nagu arvavadki, et seda ei tulegi.
aga see tuleb ja see on nagu selle piibli mõte ja õpetus, et muidu oleks üldse mingit mõtet. Ja no see ongi nii ümber väänatud siis, et sellest nagu ei saagi aru enam keegi, mis on siis, kes ei uuri muidugi. Ja mida see siis tähendas, et mõningad siin seisjatest siis näevad, kuidas sünnib see Jumala riigi tulemine. Siin on muidugi üks asi on kohe see, et kõik need on tõlgitud need piiblid nüüd niimoodi, nagu see tõlkija on need sõnad siin alati pandritta, et see on nagu üks teema, et sellepärast tuleb erinevaid tõlkeid lugeda erinevates keeltes ja igasugu variante uurida. Seal on nüüd teised kohad, mis tuleb ka sinna kõrvale tuua, et tegelikult Jeesus mõtles siin nüüd Jeruusalemma hävitamist ja et mõningad on, kes näevad, et kuidas see siis aastal 66 kuni 70 toimus see. Ja siis on öeldud, et see on sünnipalude algus, et see on nagu mingi perioodi algus, et aga et see päris selle ajastut lõpp ei ole veel käes, et see Jeruusalemma hävitus on alles algus, et kuulete sõdadest ja värkidest ja et ärge ehmuge ja et see on alles selle perioodi algus, ta räägib mingisugusest perioodist ja tegelikult on seda perioodi kutsutud viimseteks päevadeks. Seda nüüd sellepärast, et piiblis ongi jagatud, need ajad on jagatud erinevatesse tsüklitesse ja see viimane selle maailmasüsteemi tsükkel ja selle nimi on viimsed päevad, ta on viimne aeg, ütleme, et selle maailma viimne aeg. See ei tähenda seda, et nüüd üldse mingid aegu ei tule enam, loomulikult tuleb ja see ongi selle asja mõte, aga see on selle saatanliku süsteemi viimne aeg, et see on sellepärast oluline. Ja see viimne aeg ei hakanud ei aastal 1914 ega 18, vaid see hakkas siis ütleme nagu peale Jeruusalemma hävitamist, et seda on ka piiblis mitmes kohas öeldud, et kuna seal need tundemärgid, et hakkas ära taganemine ja kõik asjad pihta, et käes on viimne aeg, et me sellest tunneme ära, et Jaakobus ja kõike on sellest kirjutanud. Et Jeesus mõtles selle all, et siin mõningad siin seisjatest ei näe surma, kui nad näevad nende asjade sündimist. Ta mõtleski selle all, et nüüd see periood, ajaperiood hakkab. Aga Jeesus on öelnud, et seda päeva ja tundi, kui toimub siis päris Jeesuse tagasitulemine ja kogu see värk, et seda ei tea isegi tema, et seda teab ainult isa üksi. See on nüüd Matteuse 24 jaadüks niimoodi öeldud. Et järelikult see periood on, selle perioodi pikkust me ei tea, aga me teame, millal see algas, et see algas siis Jeruusalemma hävitusega aastal 70 ja tegelikult on nüüd siin väga palju teemasid, mida ka siin nii valesti tartsitakse, et nüüd
see näiteks Mattuses ja Luukas, kus on seda ennustus sellest lõpuaja perioodist, et nagu seal oleks mõeldud midagi muud kui Jeruusalemma hävitust, et see periood hakkas Jeruusalemma hävitusega ja seal on öeldud, et tuleb kitsas aeg ja et kui neid päevasid ei lühendata, siis ei pääseks üksik liha. See on kõik toimunud, ütleme, aastal 66 ja 70, et siis oligi see 3,5 aastat väga pränka viletsusaega, et see on toimunud ja nüüd väita, et see täpselt toimub veel ühe korra. Sarnaseid asju kindlasti juhtub veel, aga seda nüüd sõna-sõnalt sedasi võtta ei ole üldse võimalik. Et see on äärmiselt liialdus, et pigem on üldse Jeesuse tulekuga seoses küsimus on selles, et see toimub sedasi, et mitte keegi ei oska isegi arvata ega oodata, et see tuleb nii ootamatult, et inimesed abielluvad ja võtavad naisi ja lähevad mehele ja ütleme, et see on täitsa tavaline päev, ütleme, nagu täna. Aga jah, et selle ajastu tundemärk, et millal on üldse mõttekas Jeesus tagasi oodata, selle andis Jeesus ja mõningad seal seisjatest tollel ajal, olid siis elus sellel ajal ja nägid seda tundemärki, aga see ei ole otseselt nüüd meie aja tundemärk, vaid on öeldud, et te peate valvama, te ei pea otsima siis nüüd siin seda aega ja tundi, selle tundemärki, et kõik on vastupidi aetud, et tegelikult on sealt mõeldud jah, seda tundemärki, et millal see aeg üldse hakkab pihta, et kui valvake, et see hakkas sellest Jeruusalemma hävitamisest, aga jah, et tänapäeval et üritatakse seda tundi ja hetke, et kui see Jeesus tagasi tuleb, aga on öeldud, et seda te ei arva, et ta tuleb siis, kui te ei arva seda. No miks siis peab vastupidi tegema ja siis üritama nüüd siin meeleheitlikult, et arvata asja, mida ei pea arvama, vaid on öeldud, et valvake ja vot see on nagu üks teema, mis on huvitav, et igaüks võib need piibli kohad ise otsida sealt välja aga neid teemasid on väga palju, mis on huvitavad sedasi. Head päeva!